olen lubanud oma ettekandes rääkida majanduse olukorrast ja keskpanga rollist kriisist ülesaamisel. Homme saab muide täpselt aasta sellest, kui otsustasime Euroopa Keskpangas käivitada koroonakriisi tõttu täiendavad toetusmeetmed. Tuli sekkuda, et ärevus finantsturgudel kriisiolukorda veelgi halvemaks ei teeks. Ehk siis me oleme juba aasta selles kriisis elanud. Tagasi vaadates võime öelda, et toona tehtud kõige mustemad stsenaariumid ei realiseerunud. Kui suvel piirangud kaotati, taastusid majandused esialgu üpris kiiresti. Kuid siis tuli viiruskriisi uus laine ja Eestis oleme praegu väga raskes olukorras. Läinud aasta märtsiga võrreldes on aga väga oluline erinevus, et praegu on juba olemas mitu toimivat vaktsiini, mis toona oli pigem tuleviku lootus. Jah, on veel tarneraskusi ja tagasilööke, mis tähendab, et ka viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute lõpetamine ja riikide majanduste avamine lükkub edasi. Kuid isegi kui majandused avanevad mõnevõrra hiljem, on põhjust eeldada, et räägime pigem kvartalist või 2, mitte rohkemast. Euroala tööstussektor kosub juba praegu langusest jõudsas tempos, kuna üleilmne nõudlus on taastumas. Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis on heaks kiidetud suured abipaketid majanduse ergutamiseks. Samuti on käivitumas Euroopa Liidu tugimeetmed kriisist väljumiseks. Seetõttu on laiem väliskeskkond pigem parem, kui me veel sügisel julgesime loota. Samas tuleb tõdeda, et nii laialdast kriisi kui praegu oleme ajaloos kogenud harva. Koroonapandeemia pole jätnud puutumata ühtegi maailma riiki. Kui mõnel riigil ka õnnestus eelmisel aastal suuremast tervisekriisist pääseda, on selle majanduslikku mõju ikkagi kogetud. Uus aasta on euroalal alanud koos koroonaviiruse uue laine levikuga, mis pole lubanud liikumis- ja tegevuspiiranguid kaotada. See tähendab, et määramatus on lähiajal endiselt suur. Lühidalt euroala majandusest. Läinud nädalal avaldas Euroopa Keskpank värske majandusprognoosi, mis näitab, et ehkki tänavuse aasta esimese poole kasvunumbrid jäävad detsembris prognoositust väiksemaks, ootame aasta kokkuvõttes siiski 4% suurust majanduskasvu. Pandeemia eelsele tasemele me sellega siiski veel ei jõua. Läinud aastal kahanes euroala majandus 6,6%. Viimastel kuudel on inflatsioon euroalal kiirenenud. See on toimunud nafta hinna tõusu ja mitmete ajutiste tegurite mõjul, näiteks nagu käibemaksu muudatused Saksamaal. Erinevate ühekordsete tegurite tõttu on tõenäoline, et aasta teises pooles näeme ajutiselt hinnakasvu isegi 2% lähedal. Ka Euroopa Keskpank tõstis neil põhjustel käesoleva aasta inflatsiooniprognoosi 1%-lt 1,5%-le, kuid arvestades jätkuvalt nõrka nõudluskeskkonda ja kesist palgakasvu ja ulatuslikke jõude seisvaid ressursse majanduses, ei näe me praegu veel püsiva inflatsioonisurve tekkimise võimalust. Viimased 10 aastat on keskmine inflatsioon euroalal olnud 1,2%. See on tunduvalt madalam kui Euroopa Keskpanga poolt eesmärgiks seatud 2% lähedane hinnatõus, mis oleks ühelt poolt piisavalt kaugel deflatsiooniohust ning piisavalt madal, et soodustada jõukohast majanduskasvu. Just sel põhjusel, et jõuda eesmärgile lähemale, on Euroopa Keskpank võtnud mitmeid erakorralisi rahapoliitika meetmeid, nagu negatiivsed intressimäärad, pikaajalised suunatud laenud ja võlakirjaostud. Prognoosiperioodil ehk kuni aastani 2023 jääb inflatsioon aga endiselt alla Keskpanga eesmärgi. Kriisi ajal on kõik euroala valitsused jaganud palgatoetusi ja laenugarantiisid, mis on olnud suureks abiks kriisiga toimetulekul. Need toetused peavad jätkuma seni, kuni kehtivad piirangud, mis majanduse loomulikku toimimist takistavad. Kriisitoetuste tõttu on aga kasvanud riikide võlakoorem, mis on mõnes riigis juba väga kõrge. Madalate intressimäärade keskkonnas ei ole võla jätkusuutlikkus praegu probleemiks, kuid pikemas vaates tuleb arvestada, et intressimäärad tõusevad. Selleks, et suuta neid võlgu tulevikus tagasi maksta, on praegu väga oluline ja vajalik investeerida valdkondadesse, mis panevad alus uuele kasvule. Hea on tõdeda, et selles osas on jõutud ühisele arusaamisele ka Euroopa Liidu taasterahastu prioriteetide sättimisel. Nende prioriteetide tegelik tulemuslik elluviimine on keerulisem. Me ei pista rinda ainuüksi tervisekriisi ja selle järelmitega, vaid ka struktuursete probleemidega nii kogu euroala kui Eesti majanduses, mis on juba pikemat aega väljendunud madalas tootlikkuse kasvus.
Lisaks on õhus veel hulk teisi küsimusi. Kui ühtlases tempos taastuvad erinevad majandusharud, kuidas on kriis mõjutanud tööturgu ja kas see on tekitanud püsivat kahju, mis pikemas vaates euroala kasvuvõimekust pärsib. Nüüd paari sõnaga veel rahapoliitikast. Mullu märtsis, nagu ütlesin, suurendas Euroopa Keskpank koroonakriisi mõju leevendamiseks võlakirja oste. Põhjuseks oli, et võlakirjaturgudel tõusid intressimäärad väga järsult nii euroala riikide valitsustele kui ka ettevõtetele. Laenamine muutus ootamatult kallimaks ja see oleks teinud majandustegevuse taastumise tunduvalt raskemaks. Arvestades sellega, et majandusel kulub pandeemiast taastumiseks aega, on Euroopa Keskpanga nõukogu lubanud pühendada erilist tähelepanu sellele, et finantseerimistingimused püsiksid euroalal soodsad kogu kriisi vältel. Lisaks pakub Keskpank pankadele jätkuvalt ülisoodsaid pikemaajalisi laene, et pangad saaksid omakorda hoida klientide jaoks laenutingimused võimalikult soodsad. Laenuraha hind on praegu kohati isegi madalam kui enne kriisi algust. Riigi võlakirjade turul on intressimäärad globaalsete positiivsete ootuste tuules viimasel ajal pisut tõusnud. Sellest hoolimata saab täna öelda, et intressimäärad kriisist taastumist ei takista. Me ei peaks üle tähtsustama pikaajaliste valitsusvõlakirjade intressimäärade tõusu mõju majanduse taastumisele või keskpanga otsustele, eriti kuivõrd laenuintressid on nii ettevõtetele kui inimestele jätkuvalt väga soodsad. Samas on see siiski üks näitaja mitmete teiste seas, mida me laenuraha hinda ja kättesaadavust hinnates jälgime. Kindel on ka see, et madalad intressimäärad üksi meid kriisist välja ei too. Soodsad laenud peavad jõudma ettevõtjate poolt algatatud uutesse projektidesse ja valitsustel tuleb laenatud raha investeerida reformide tegemiseks ja tulevase kasvu alusmüüri. Nüüd Eesti olukorrast. Eesti majandus kahanes läinud kriisi aastal umbes 3%, mis oli üle 2 korra väiksem langus kui euroalal keskmiselt. Tavaliselt oleme varasemalt näinud hoopis seda, et Eesti majandus on olnud stabiilsema vana Euroopaga võrreldes palju heitlikum. Nii võib mööndustega öelda, et võrreldes teiste Euroopa riikidega pääsesime mullu üksnes ehmatusega. Aasta kujunes kardetust palju paremaks eeskätt seetõttu, et viiruse levik ei väljunud kontrolli alt ning enamikes majandusharudes taastus tavapärane tegevuskeskkond väga kiiresti. Sel aastal on olukord paraku teistsugune. Eelmisel nädalal tõusis Eesti kõige kõrgema nakatumisnäitajaga riigiks terves maailmas. Pandeemia ohjeldamine nõuab rangeid piiranguid ning on selge, et neil saab olema majandusele tugev negatiivne mõju. Siin on oluline riigi abikäsi. Toetus tuleb esmajoones suunata neile, kes on piirangute tõttu kõige otsesemalt kahju kannatanud. Sealt edasi on valikud juba keerulisemad. Iga toetuse euro kasutegur võib olla väga erinev, sõltuvalt sellest, millistel tingimustel ja kellele seda pakkuda. Nii eristaksingi 2 ajaperspektiivi. Lähitulevikku, mil põhitähelepanu on rahva tervisel ning inimeste ja ettevõtete toetamisel. Ja pikemat ettevaadet, mis nõuab keskendumist majanduse konkurentsivõimele kõigis aspektides. Kindlasti tuleb silmas pidada mõlemat, et kriisi varjus ei jääks unarusse pikemaajalised eesmärgid, sest need hakkavad Eesti edukust määrama niipea, kui kriis taandub. Riigisisestel otsustel on praegu isegi suurem kaal kui läinud aastal. Mullu ohustas Eestit rohkem välisturgude käekäik, kuid tänavu pigem kodune olukord. Meil tuleb võidelda ägenenud epideemiaga ajal, mil üleilmne nõudlus paraneb isegi kiiremini, kui veel mõni kuu tagasi arvati. Eelmisel nädalal tõstis OECD märkimisväärselt maailma majanduse selle aasta kasvuprognoosi 5,6% varem prognoositud 4,2%. Vähem, ent samuti ülespoole korrigeerides möödunud nädalal euroala väljavaadet ka Euroopa Keskpank. Taas mööndustega, et kõik prognoosid praegustes oludes on mõistagi eriti ebakindlad. Eesti majanduse käekäik sõltub valdavalt sellest, millal ennistub ettevõtete jaoks piirangute vaba tegevuskeskkond. Võrreldes Eesti Panga detsembri prognoosiga on ilmne, et kriis venib pikemaks ja taastumine saab võimalikuks hiljem. Praegu koostame majanduse väljavaadet eeldustel, et ettevõtetel on võimalik naasta tavapärase rütmi juurde alates maist. Paraku ei pruugi see eeldus tingimata paika pidada. Võimalikke püsivaid kahjustusi
kriisi venimise tõttu on praegu veel vara hinnata. Seni on Eestis töö kaotanud 3 inimest 100, mis ei tundu kriisi üleilmset ulatust arvestades väga suur arv. Samas kaotas Eestis töö suhteliselt rohkem hõivatuid kui ülejäänud euroalal või naaberriikides. Seda hoolimata eelmisel aastal rakendunud palgatoetusmeetmest ja muudest toetustest. Viirusekriisi alguses eelmisel kevadel reageerisid ettevõtjad kiiresti. Kuna valitses suur teadmatus kriisi võimaliku kulgemise kohta, langetati otsuseid, mille eesmärk oli eeskätt tagada ettevõtete elujõulisus. Kulude vähendamiseks koondati inimesi ning pankadelt küsiti igaks juhuks maksepuhkuseid laenudele, mille teenindamine lõpuks probleemiks ei osutunudki. Praeguseks on ettevõtted uute oludega kohanenud nii palju kui võimalik. Siiamaani on veel jagunud varusid, millega ettevõtete tegevus ja majandus üldisemalt käima tõmmata, kui piirangud kaovad. Nägime seda eelmisel suvel. Ei saa ka eeldada, et reservid ja säästud peavad rusutud majanduskeskkonnas lõputult vastu. Majapidamiste säästud on samal ajal suurenenud, sest tarbimisvõimalused on vähenenud ja palgakasv on olnud üllatuslikult kiire. Maksu- ja Tolliameti andmetel säilis keskmise palga väljamakse kasv ka selle aasta alguses 5% juures, nagu eelmise aasta teiseski pooles. Silma paistab, et töötasu on aasta alguses tõusnud ka nendes valdkondades, kus hõive on vähenenud. See on nüüd pilt ajast, mil piirangud olid veel leebed. Praegu jõustunud piirangute täismõju alles hakkab avalduma. Siit võib võtta ka ühe küsimuse meie järgnevate arutelude jaoks. Kuidas pehmendada lööki meie tööturule, mis on terves Euroopas küll üks paindlikumaid, kuid seetõttu kriisi ajal töötaja jaoks ka üks ebaturvalisemaid. Riskide hulk ja tulevikuga seotud määramatus on erakordselt suur. Eesti majanduse olukord võib kujuneda prognoositust keerulisemaks. Teisalt pole muidugi ka välistatud, et vaktsiinide kättesaadavus, piirangutest vabanemine ja selle tulemusel ka majanduse kosumine saab olema oodatust tempokam. Me ei pea ka leppima üksnes sündmuste jälgimisega. Valitsusel ja ettevõtjatel on võimalik olukorda otsustaval määral juhtida. Tänase seminari peamiseks ajendiks oligi kokku kutsuda tegusad järgsad mõtlejad ning poliitikakujundajad, kelle omavahelistest aruteludest võiks kooruda ideid, kuidas kriisist tugevamini välja tulla ja võib-olla lausa seda meie tasukski keerata. Valitsus on äsja langetanud mitmeid otsuseid selle kohta, kuidas majandust toetada, kuid arutelu teemadest ma usun, et puudust täna ei tule. Kuidas nüüd need otsused kõige paremal moel ellu viia? Kuidas pakkuda ettevõtetele suuremat kindlustunnet? Kas leidub uudseid lahendusi Eesti majanduse kroonilistele probleemidele nagu oskustööjõu nappus? Kus saame uut kapitali, uut kasvu ergutavate projektide käima tõmbamiseks? Ees on ootamas 2 arutelupaneeli, mis saavad kindlasti olema väga huvitavad ja sisukad. Loodetavasti koorub neist ka vastuseid muuhulgas minu poolt õhku visatud paarile küsimusele. Aitäh!